Lugupeetud külalised, head lõpetajad, tere tulemast siia väärikasse Estonia saali. Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor 21. lennu lõpuaktusele. Sõna on Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor rektoril, professor Krista Tuulikul. Austatud lõpetajad, head õppejõud ja külalised. Tere tulemast siia Eesti kontserdisaali, et koos tähistada meie kõrgkooli 21. lennu viimast koolipäeva. Täna on omamoodi maagiline päev. Täna on 14. juuni 2014 ja kell on ka 14. Päev, mida olete oodanud. Siin on Tartu, Pärnu, Viljandi ja Tallinna õppekeskuse lõpetajad. Narva õppekeskuse üliõpilased on tänaseks juba vilistlaste hulka siirdunud, sest nende aktus koos diplomitega oli eelmisel laupäeval. Täna, nüüd on teie päev. Päev, mille nimel olete pingutanud ja nii mõnestki loobunud, vahetevahel alla andnud, siis jälle ennast kokku võtnud, et tänaseni jõuda. Proovisin täna hommikul ette kujutada, et mida teie, meie lõpetajad, ärgates mõtlete. Proovisin mõtelda, kuid pean tunnistama, et siiski ei julge võtta seisukohti teie mõtete eest. Jõudsin vaid oma mõteteni, mis seostusid tänase päevaga. Ja nüüd, kui mina räägin oma mõtetest, on teil võimalus omi mõtteid mõelda. Esmane mõte oli seotud vabadusega. Ainult haritud inimesed on vabad, on Rooma filosoof ja orja Epikeitose sõnad. 14. juuni on tähtis ja ka kurb päev Eesti ajaloos. Täna on rahvuslik leinapäev. Täna, 73 aastat tagasi, said mitmed tuhanded eestimaalased ühe otsa pileti kaugele maale, kus tagasisõit aastate pärast oli võimalik vaid vähestel. See saatuslik seik on kirjutatud väga paljude perekondade ajalukku ning usutavasti on see erinevate seostega päev ka väga paljudele teile, kes te täna siia olete tulnud, et tunda rõõmu oma lähedaste saavutuste üle. Ka minul on selle päevaga väga isiklik suhe. See on päev, mil mõtlen oma isa peale, kes 14. juuni 1941 11-aastase poisina Saaremaalt ära saadeti ning kelle suurimaks unistuseks Siberis oli õppimine ja hea hariduse saamine. Mõelgem seega hetkeks nende inimeste peale austusega, sest vabadus ja hea hariduse saamine on meie jaoks enesestmõistetav.
ja nende jaoks ei olnud see siiski mitte igapäevaelu. Seega pidage haritud inimestena hoolt, et vabadus teiega jääks ja teie vabaks jääksite. Lisaks mõtlesin veel täna hommikul saavutuste peale. Saksa luuletaja Friedrich Rückert on öeldud, et kui tahad üht asja saavutada, siis tuleb 100 asjast loobuda. Head lõpetajad, olete pidanud viimastel aastatel paljust loobuma, vabadest nädalavahetustest, puhkusest mererannast ja unejuttudest lastele. Kindlasti paljust veel. Millest? Seda teate vaid teie ja teie lähedased. Ja palun nüüd juba homsest alates leidke aega nendele inimestele, kes on taganud selle, et te täna siin olete. Teile mõeldes tuli veel meelde vene filosoof Nikolai Bakunini mõte. Püüeldes võimatut on alati saavutatu võimalik. Need, kes ettevaatusest pole kunagi teinud rohkem, kui võimalikuks peavad, ei ole eales ühtki sammu edasi liikunud. Arvan, et ettevaatlikkus ja alalhoidlikkus on need omadussõnad, mida teie iseloomustamiseks kasutada ei saa. Te olete ettevõtlikud, julged, valmis riskima ja soovite saavutada. Nagu öeldud, kui puuldub julgus rannik silmist kaotada, siis uusi maailmajagusid ei avasta. Mis veel? Ka õppimisest ja õpetamisest tulid mõtted. Siin on sobiv tuletada meelde Oscar Wilde'i ja tema väga tuntud ütelust, et haridus on suurepärane asi, kuid seda, mis on teadmised väärt, ei ole võimalik õpetada. Arvan, et olete siiski oma õpinguaastate jooksul jõudnud äratundmisele, mis need teadmised väärt on. Ja loodan, et teie tööandjad ei pea kahetsema, et võimaldasid teile aega koolis käimiseks ja rakenduskõrghariduse või magistrikraadi omandamiseks. Nõustun esseist ja ettevõtja Tõn Sarvega, kes arvas, et tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik. Õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi õppimiseks, aga seda, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda asi. Seega loodan, et meie õppejõud pakkusid teile häid võimalusi ja me lõime soodsad tingimused teile hariduse omandamiseks. Täna mõtlesin ka diplomist. Kõrgkooli lõpetamine on oluline sündmus. Märksa olulisem kui teadmised, mida omandasite, on aga aastatega kujunev vajadus õppida, oskus eristada olulist ebaolulisest ning mõtelda. Mul on suur au kõikide ettevõtluskõrgkooli lõpetajate diplomid lisaks õppeprorektorile kinnitada oma allkirjaga. Ikka vaatan allkirja kirjutades nimesid ning kuigi ma kõiki teid isiklikult ei tunne, on tuttavaid nimesid nähes soe mõte ja meenub nii mõnigi seik. Näiteks Merilin väitis, et võitles kaitsmisel nagu lõvi, nii tungi tema kool läbi ja ta läheb oma teed. Või et alles me vestlesime Kadri ja Sirliga, miks nad soovivad oma magistriõpinguid alustada. Ning nüüd on juba minul suur võimalus ja au neile mõlemale ulatada magistrikraadi omistamist kinnitav diplom. Sel aastal lisas diplomite allkirjastamisele hea tunde veel ka see, et Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur kinnitas esmaspäevasel istungil, et meie kõrgkool on väärt tähtajatut akrediteeringut ja agentuuri kvaliteedimärki. See on suur tunnustus meile. Siinkohal tänan kõiki teid, kes te aitasite kaasa selle suurepärase tulemuse saavutamisel. Kallid lõpetajad, suur tänu, et olete meid usaldanud. Kinkuge elu teile edu ja õnne. Meie teeme omalt poolt kõik, et teie osaldust õigustada ja teie tehtud investeeringu väärtust, Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor diplomi väärtust aastatega kasvatada. Meie pingutustest üksi on aga vähe kasu. Ka teil tuleb pingutada, tuleb edasi investeerida. Tuleb edasi õppida. Kui teil läheb hästi, siis läheb hästi ka teie koolil.
Soovin meeleolukat suve kõigile teile ja taas kohtumisi ootama jäädes. Tänud! Tööandjate nimel tervitab lõpetajaid Politsei- ja Piirivalveameti politseimajor Raul Savimaa. Head lõpetajad, te olete läbinud mitu aastat õpinguid, te olete omandanud palju uusi teadmisi ja ilmselt ka väärtushinnanguid, kuidas te vaatate nii nendele teadmistele kui ka asjadele. Paber, mille te täna kätte saate, ei garanteeri teile töökohta, aga avab palju uusi võimalusi. Euroopa konkurentsis on oluline, et see paber näitab teie teadmisi ja sellega te näitate tööle soovides, et te oleksite potentsiaalselt head töötajad. Keskaegse analoogia põhjal võib öelda, et iga kraad on vajalik ja esimene kõrgharidust võib võrrelda selliastmega, kus te nüüd saate ja oskate teha iseseisvalt uusi asju, mida te varem õpipoisi staatuses võib-olla teha ei saanud. Ja magistrikraadile vastab siis meistriks saamine, kus lisaks suurte asjade tegemisele võite hakata ka teisi õpetama ja meeskondi juhtima. John C. Maxwell on öelnud, et armastage seda, mida te teete, ja järgige oma kirge. Kui te järgite oma kirge oma töös ja tegemistes, siis see on võti, kuidas te avastate oma võimeid ja kuidas te ka muudate reaalselt paremaks teie enda elukeskkonda ja selle läbi tervet maailma. Ja mida tööandja soovib? Tööandja soovib arukaid ettepanekuid, arukaid uuendusi ja tööandjad usuvad, et seda suudavad tuua neile inimesed, kes tulevad värske pilguga, kes on nii oma töötajad varasemalt, kes on omandanud uusi teadmisi, kui ka võib-olla värsked töötajad, sest tööandjal ega tavatöötajal ei ole aega töö kõrvalt õppida seda, mis toimub maailmas. Ja enamik asju, mis on asutuses, on kivistunud sellega, mis oli see maailmapilt, kus neil oli. Teie värskete lõpetajatena kannate seda raskust, et teie peate suutma uuendada neid töökohti, neid tooteid, seda ettevõtlust, mida te lähete arendama. 2 aastakümmet tagasi oli käputäis hea haridusega spetsialiste neid, kes lõid Eesti riigiasutustele sobiva interneti, andmesidevõrgu, millele tuginetakse tegelikult tänapäevani. Aastakümme tagasi Politsei- ja Piirivalveameti üks edukamaid arendusi baseerus sellel, et taas tiim hea haridusega spetsialiste tegi koostööd Eesti tollel hetkel parimate ettevõtetega ja loodi lahendus, milleni muu Euroopa jõudis 3-4 aastat hiljem. Ja ka täna näiteks Politsei- ja Piirivalveamet on väga huvitatud headest spetsialistidest oma ridades, aga ka hea koostööga teiste ettevõtetega selleks, et muuta turvalisemaks meie enda ümbruskonda. Seejuures ärge unustage, et need teadmised tulenevad teilt, mida te olete õppinud, ja ma soovin teile selleks arukust, vastutustundlikkust, aga ka julgust oma ideede esitamisel. Robert Kiyosaki on öelnud, et saavutada edu võite te ainult siis, kui te ei karda läbikukkumisi. Olge julged oma uute ideede esitamisel, oma uute teadmiste esitamisel tööandjale ja võib-olla tekivad mõned täiendavad õppetunnid teile, aga ma usun, et enamik sellest on teile rõõmu ja rahuldust pakkuv ja viib tegelikult elu edasi. Aga kindlasti soovin teile ka püsivust jääda kooskõlla oma südametunnistusega, et see, mida te teete, oleks ka selle koha pealt teile rahu pakkuv. Esmalt aga soovin teile meeldivat nädalavahetust oma lähedastega
ja esmaspäeval minge siis oma praeguste või tulevaste tööandjate juurde ja näidake neile, mis puus te siis tegelikult nüüd olete. Edu teile! Rahvusooperi Estonia poistekoor on taas meie ees dirigent Hirvo Surva juhatusel ja kõlab Caccini Ave Maria. Kooli lõpetamise eelduseks on mis? Loomulikult lõpueksami sooritamine või siis lõputöö edukas kaitsmine. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor on rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu toel tekkinud kaunis traditsioon valida kevaditi välja kõige parem üliõpilastöö. Ja sel aastal esitati konkursile kokku 20 lõpu- ja ka magistritööd,
kelle hulgast nominentidena saame esile tuua tervelt 8. Anna Assarovi lõputöö Kultuuridevahelise juhtimise aktualiseerimine ja ettevõtte efektiivsuse suurenemine, juhendaja professor Pjotr Vernitski. Kati Kask, lõputöö piduliku rahvusliku stiilis kollektsiooni loomine Eesti ja alpialade rahvarõivaste ainesel, praktiline töö, kleitkollektsioonist Eesti Alpi sümbioos ja juhendajaks Astri Müül. Tatjana Koklova lõputöö, NFC tehnoloogiate kasutamine auditooriumi virtuaalse tunniplaani rakenduse loomiseks, juhendaja Vladimir Tomberg. Kadri Kütt, magistritöö, strateegiline planeerimis- ja hindamissüsteem Politsei- ja Piirivalveameti näitel, juhendajad dotsent Mare Kurvits ja ettevõttepoolne kaasjuhendaja Raul Savimaa. Boris Männimaa lõputöö kultuuriasutuste kommertsialiseerimise probleem Eestis Kohtla-Järve kultuurikeskuse näitel, juhendaja professor Pjotr Vernitski. Diana-Mai Nuiamäe lõputöö 5–7-aastaste laste arvamust heast klienditeenindusest intervjuude põhjal, juhendaja Anne Roosipõld. Ragnar Paevere lõputöö muudatuste juhtimine Elion ettevõtted aktsiaseltsi näitel, juhendaja Eneken Titov. Ja Eliise Raadik, lõputöö rahvuslik motiiv Eesti kultuuriajakirjades ja ühe ajakirja taaselustamine, juhendaja professor Merle Talvik. Mida võib nominentide kohta öelda? Nad on kõik silma paistnud originaalsuse, aktuaalse eesmärgi püstituse poolest, teemakäsitlused on olnud põhjalikud, lahendused kindlasti rakendatavad ja ka vormistus on olnud eeskujulik. Nominentide esitatud töid hindas komisjon koosseisus professor Mati Lukas, dotsendid Siim Sultson ja Tauno Õunapuu, lektorid Riina Vään ja Raivo Sulg. Ja kõige paremaks valitud üliõpilastöö kohta on retsensent kirjutanud nii. Uurimistöö teema on aktuaalne. Positiivselt tuleb hinnata autori ambitsioonikust valida uurimisteemaks strateegilise planeerimise küsimused Eesti suurimas riigiasutuses. Retsensendile teadaolevalt ei ole varem niisuguse suunitlusega uurimust meie riigiasutustes läbi viidud. Autor on püstitatud eesmärgi saavutamisega ja uurimisülesannetega suurepäraselt hakkama saanud. Töös esitatud järeldused on originaalsed ja praktilised ja need väärivad tõsist tähelepanu organisatsiooni strateegilise planeerimisalase tegevuse edasisel täiustamisel. Tsitaadi lõpp. Auhinna annab üle sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevjuht Jaana Braun. Ja Jaana, ma saan aru, et mul on nüüd au öelda, kes on laureaat. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor 2013–14 õppeaasta parimaks üliõpilastööks valiti Kadri Küti magistritöö strateegiline planeerimis- ja hindamissüsteem Politsei- ja Piirivalveameti näitel. Juhendajad olid niisiis Ettevõtluskõrgkooli Mainor dotsent Mare Kurvits ja ettevõttepoolne kaasjuhendaja Raul Savimaa. Tunnustusega kaasneb ka stipendium 400 eurot. Palju õnne, Kadri Kütt! Ja nüüd palume lavale diplomite kätteandmiseks professor Krista Tuuliku ja käskkirja loeb ette õppetoolide koordineerija Terje Tilk. Loen ette väljavõtte Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektori käskkirjast number Õ937 MK, mis on allkirjastatud 11. juunil 2014. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilaste eksmatrikuleerimine seoses õppeasutuse lõpetamisega.
seoses magistriõppe õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmisele magistrandile. Õppekava ettevõtte juhtimine, kõrvaleriala inimressursside juhtimine. Kadri Kütt. Tunnustame üliõpilast Kadri Kütti, kes on meie kooli selle õppeaasta kõige tublim lõpetaja, keskmise hindega 4,85. Seoses magistriõppe õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele magistrantidele. Õppekava ettevõtte juhtimine, kõrvaleriala ettevõtte finantsjuhtimine. Julia Izmestjeva. Piret Papper. Anett Paul. Veera Vohmjanina. Ettevõtte infotehnoloogia juhtimine. Sirli Sepp. Inimressursside juhtimine, Risto Laar. Seoses rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Disain loovettevõtluses õppekava, kõrvaleriala sisekujundus, Kadri Kaldam. Infotehnoloogia õppekava, kõrvaleriala IKT haldamine ja administreerimine, Agu Kull. Veebitehnoloogiad, Arvi Võime. Ettevõtte juhtimisõppekava, kõrvalerialaga logistika juhtimine, Marina Budraitis. Natalja Limantova. Olga Tretjakova.
ärijuhtimise õppekava kõrvalerialaga majandusarvestus ja finantsjuhtimine, Tiit Toots. Projekti juhtimine, Anastasia Samsonova. Turundus, Tarmo Malk. Ärikorraldus, Anna Assaraf. Palun diplomite kätteandmiseks püsti tõusta ja rivistuda saali vasakusse serva kõigil Pärnu õppekeskuse lõpetajatel. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplomi järgmistele Pärnu õppekeskuse üliõpilastele. Disain loovettevõtluses õppekava, kõrvaleriala sisekujundus, Katri Järg. Meeli Väin. Infotehnoloogia õppekava, kõrvaleriala veebitehnoloogiad, Daniel Lepsoo. Ärijuhtimise õppekava, kõrvaleriala logistika, Kaupo Karjus. Majandusarvestus ja finantsjuhtimine, Kadri Põldsam. Turundus, Egle Kerne. Ärikorraldus, Helen Kuru. Personalijuhtimine, Siret Ots. Palun diplomite kätteandmiseks püsti tõusta ja rivistada saali vasakusse serva kõigil Viljandi õppekeskuse lõpetajatel. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplomi järgmistele Viljandi õppekeskuse üliõpilastele. Disain loovettevõtluses õppekava, kõrvaleriala graafiline disain, Eliise Raadik. Sisekujundus, Kadri Põrk.
infotehnoloogia õppekava, kõrvaleriala veebitehnoloogiad, Tiit Remmel. ärijuhtimise õppekava, kõrvaleriala turundus, Tea Künnapuu. Monika Schulz. ärikorraldus, Tiina Leitmaa. teenindusjuhtimine, Liisi Moor. Elo Naaber. Palun diplomite kätteandmiseks püsti tõusta ja revistada saali vasakusse serva kõigil Tartu õppekeskuse lõpetajatel. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele Tartu õppekeskuse üliõpilastele. Disain loovettevõtluses õppekava, kõrvaleriala sisekujundus, Kairi Elmend. Infotehnoloogia õppekava, kõrvaleriala IKT haldamine ja administreerimine, Indrek Orrin. Multimeedium, Riho Rosin. Veebitehnoloogiad, Kristjan Vallimäe. ärijuhtimise õppekava, kõrvaleriala logistika, Leila Kroonberg. Edvin Parksepp. Majandusarvestus ja finantsjuhtimine, Pia Paurson. Kätlin Tammearu. Svea Vaher. Turismiettevõtlus, Teele Saul. Hanna Voolaid. Personalijuhtimine, Taire Heiskanen. Maarit Jaakson. Terje Rumme.
Helen Seppmann. Kaie Valdmaa. Palun diplomite kätteandmiseks püsti tõusta ja rivistuda saali vasakusse serva Tallinna Õppekeskuse disain loovettevõtluses õppekava kõigi kõrvalerialade lõpetajatel. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele Tallinna Õppekeskuse üliõpilastele. Disain loovettevõtluses õppekava, kõrvaleriala graafiline disain. Kaspar Hommuk.
Mari-Liis Laanes, Taavi Rull, Rõiva disain, Kelly Hallen, Kati Kama, Kati Kask, Jana Vesselov, sisekujundus, Paap Ehasalu, Olga Kiseljova, Malle Laane, Maarja Mets, Maiken Noor, Urve Pannas, Grete Papp, Ebeli Pukk, Heli Rand, Merili Tiirik, Jevgenia Tsirkon, Katrin Viil, palun diplomite käteandmiseks püsti tõusta ja rivistuda saali vasakusse serva Tallinna Õppekeskuse infotehnoloogia õppekava kõigi kõrvalerialade lõpetajatel. Infotehnoloogia õppekava, kõrvaleriala IKT haldamine ja administreerimine. Tatjana Hrohlova, Elgar Kudritski, Pavel Zaharov, Ken Tilk, veebitehnoloogiad, Sergei Dmitrijev, Veronika Orehova, Dmitri Ossif,
palun diplomite kätteandmiseks püsti tõusta ja rivistada saali vasakusse serva Tallinna Õppekeskuse ettevõtte juhtimise ja ettevõtte majanduse õppekavade kõigi kõrvalerialade lõpetajatel. Ettevõtte juhtimise õppekava Inga Aleksandrovitš, Darja Artjomenko, Veronika Ertel, Sergei Gorbatšov, Aleksandr Grabak, Kirill Jarjomenko, Jekaterina Kruglikova, Maria Kryukova, Anastasia Kukanova, Elvira Makarova, Deniss Naumov, Elmira Prokurorova, Tatjana Budovkina, Olga Svetkova, ettevõtte majanduse õppekava Veronika Danilevskaja, Anna Kuznetsova, Marina Lõtšagina, Natalja Plotnikova, palun diplomite kätteandmiseks püsti tõusta ja rivistada saali vasakusse serva Tallinna Õppekeskuse ärijuhtimise õppekava ettevõtluse peaeriala, ettevõtte juhtimise, logistika, majandusarvestus- ja finantsjuhtimise ning panganduse kõrvalerialade lõpetajatel. Ärijuhtimise õppekava peaeriala ettevõtlus, kõrvaleriala ettevõtte juhtimine. Sven Kliimann, Martin Kruusmaa, Pavel Samtšekov, logistika, Mark
Penkivski, Tatjana Krečihina, Jaan Jaago, Kärolis Kungla, Kristel Künnap, Erki Malm, Elisaveta Petrova, Svetlana Radonevskaja, Berit Sirotkin, majandusarvestus ja finantsjuhtimine, Anastasia Korohvatskaja, Jekaterina Judina, Merilin Kaselaid, Marko Lauer, Katrin Lember, Heleri Luik, Stanislava Miroslitšenko, Jana Ostrovskaja, Marika Razanova, Elmira Strelnikova, Kristina Tanajeva, Maria Tšigrinova, Katrin Välja, pangandus, Kerit Potter, Viktoria Safronova, Hendrik Terras, palun diplomite kätteandmiseks püsti tõusta ja rivistuda saali vasakusse serva Tallinna Õppekeskuse ettevõtluse peaeriala projektijuhtimise, turunduse, turismiettevõtluse ja ärikorralduse kõrvalerialadel õpetajatel.
projekti juhtimine Kaarel Sisask. Tanel Tael. Turundus Anu Altvälja. Kadri Kaldas. Kaia Kass. Reijo Koka. Katriin Kübar. Aliina Mihhailik. Toomas Oja. Anne-Marie Randla. Jane Raudla. Ragner Reimann. Sven Tammin. Ann Uusna. Astrid Veli. Turismiettevõtlus Marika Lukašejeva. Ulvi Mehiste. Ingrid Nooska. Ärikorraldus Vitali Konoplitski. Jelena Kopjeva. Elena Kovtun. Boris Männimaa. Ragnar Paevere. Julia Popova. Aleksei Salminš. Kristina Veber. Margarita Vinogradova.
Palun diplomite käteandmiseks püsti tõusta ja rivistada saali vasakusse serva Tallinna Õppekeskuse ärijuhtimise õppekava juhtimise peaeriala kõigi kõrvalerialadel õpetajatel. Ärijuhtimise õppekava peaeriala juhtimine, kõrvaleriala büroo juhtimine. Aneta Savason. Personali juhtimine, Siret Opolainen. Maarja Kuuseoks. Riina Kuusk. Merilin Laudoga. Mari Metsla. Sigrid Saareoks. Reilika Sečkova. Annika Sorokin. Diana Toht. Monika Uibukant. Katrin Kommer. Triin Lõpp. Katre Martsepp. Diana-Mai Nuiamäe. Tea Parts. Karin Pärtlas. Karin Saar. Reete Sahtel. Küllike Väli. Käskkirjale on alla kirjutanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, rektor, professor Krista Tuulik.
21. lennu lõpetajate nimel on nüüd aga sõna ettevõtte juhtimise eriala magistril Risto Laaril. Väga asjalik ja tahaks olla, diplom on käes. Aga ikka suudeti viimasesse päeva ka veel natuke pinget siia panna. Niisiis, sõbrad ja kannatajad ja publik. Täname siis õpilaste poolt teid. Et lõpetamine on ühte aega rõõmus kui ka kurb sündmus, sest et isiklikult võin öelda, et otsa saab niisugune suht sisse käidud rada ja mõnus rutiin ja kindlad kohtumised inimestega. Aga põnev on ju oodata, mida siis esmaspäeval, nagu siin ennem soovitati, ülemuste juures ütleb, kui ma lähen jala kust lahti. Alustame siis viisakama osaga, et tahaks tänada õppejõude, kes on andnud endas kõik, et meie haridus ja teadmised oleksid maailmaklassist. Täname oma juhendajaid, tänu kellele me siin üldse istume, sest et tõenäoliselt me kõik kaitsesime edukalt. Täname oma sõpru, kes on jäänud ka reaalselt meie sõpradeks, mitte ei ole lihtsalt inimesed Facebookis, kes laigivad igat jama, mida me üles laadime. Ja ei koli Rootsi, nagu minu parim sõber. Aga suurimad tänud meie perekondadele, sellepärast, et nad on suht kannatlikud olnud, teinud mingid mööndusi, et me oleme saanud koolis käia, kodus lugeda vaikselt oma, et mitte tegeleda lastega. Esmaspäevast tõenäoliselt või juba on tegelikult ka muutunud see, aga eks me siis õpilaste poolt lubame, et pühendame veel rohkem teile järgmiste õpinguteni. Nüüd, kui õpilane siin koolis Mainoris õppis selleks, et saada oma palka juurde või parem töökoht, siis ma usun, et on veel pikk tee minna ja soovitan magistratuuri minna. Küll mitte kohe, võtke aasta aega puhkust, reisige, mõelge, mida te õppida tahate. Ja siis kindlasti minge. Nüüd, kui inimene käis siin koolis selleks, et siia midagi juurde saada ja siia midagi juurde saada, siis need on kõik kindlasti juba edukalt lõpetanud ja väga palju võitnud. Mis ma siis veel pean tarkanud ütlema. Ja siis loomulikult täname Mainorit nende aastate eest, mis ta on andnud sellist avardunud maailmavaadet. Natuke on tekkinud niisugune soov isegi minna ja laineid teha siin maailmas. Ning tänud Mainorit ka selle eest, et on kokku viidud inimesi, kes siis nagu on üksteist mõjutanud ja jäävad mõjutama tõenäoliselt ülejäänud terve elu. Ja siis ma pean ühe magistrinaljaga tegema, et magistritase tõenäoliselt seda enam ei tee, aga bakadele ma soovitan siis soovin ilusat lõpetamist ja palun purjus peaga pärast mitte autorooli istuda. Ilusat suve kõigile ja head lõpetamist! Kui me igaüks hetkeks mõtleme oma õpetajate peale, siis küllap on kõigil kaks sellist poolust, et on õpetajaid, keda me jälgisime juba kooli ajal, tahtsime olla nende moodi, neist said meie eeskujud ka hilisemas elus ja seal teisel pool on õpetajad, keda võib-olla nii väga meenutada ei tahaks, aga kui tagantjärele mõelda, siis ikkagi jõuame selle mõtteni, et õppida on absoluutselt kõikidelt õpetajatelt. Ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolil Mainor lõpuaktusel on saanud ilusaks traditsiooniks, et tunnustataksegi kõige paremaid õppejõude. See traditsioon on alguse saanud aastal 2001 ja rändkarikas on olnud käesoleva ajani 14 õppejõu käes. Parima õppejõu nominendid ja aasta õppejõud valitakse üliõpilaste poolt. Palun lavale Krista Tuuliku, rektori. Ja minul on au nimetada aasta õppejõu nominendid 2014 ja palume nendel õppejõududel siis, kelle nimed kõlavad, ka järjest siia lavale tulla. Marina Napa, turunduse lektor.
üliõpilased on esile tõstnud ka personalijuhtimise lektori Karin Kuimeti. Psühholoogia lektor Piret Einpaul. Ettevõtluse professor Toomas Saal. Nominentide seas on ka personalijuhtimise lektor Margarita Aleksejeva. Avaliku esinemise lektor Janek Tutar. Ja nominent on ka turunduse lektor Ivar Soone. Nominentide nimed on kõlanud ja suur au on kuulutada välja aasta õppejõud 2014, kelleks on Karin Kuimet. Palume Karini veel kord lavale. Palju õnne! Ma tahan öelda suure tänu meie lõpetajate pereliikmetele, sest ma tean, mida see tähendab, kui peres on kaugõppija või üldse õppija. Suur tänu kõikidele, nautige tänast ilusat päeva ja edu ja kordaminekuid! Teadus ei ole ega hakka kunagi olema lõpetatud raamat. Iga tähtis edu toob endaga kaasa uusi küsimusi, iga areng toob aja jooksul nähtavale üha uusi ja suuremaid raskusi. Einstein. Eesti Ettevõtluskõrgkoolil Mainor on välja kujunenud stipendiumide traditsioon õppejõudude uurimis- ja arendustegevuse tunnustamiseks. Ja sel aastal tunnustame saavutusi järgmistes kategooriates. Teadusartiklite kategooria. Auhinna pälvis Eneken Titov kui parim publitseerija aastal 2013. Palju õnne! 2013. aastal läbi viidud arendusprojektidest tunnistati stipendiumi vääriliseks suisa 2.
logistika ja tarneahelate juhtimise multimeediapõhine sõnastik veebikeskkonnas, kus koostööprojektis osalesid Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Kaitseväe ühendatud õppeasutused, Eesti Ostu- ja Tarneahelate juhtimise ühing, Prolog, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon. Ja lavale palume töögrupi nimel seda autasu vastu võtma projektijuhi Kristel Reimi. Palusin ka sõna. Tegelikult ma tänan kõiki neid, kes selles projektis osalesid. Selles projektis, mis võttis aega umbes 3 aastat, osales ligi 150 inimest. Meie koolist pea 20 ja see projekt ei oleks mitte kunagi näinud ilmavalgust, kui selles ei oleks olnud sisulist juhti Ain Tulvit ja tehnilisi teostajaid Andres Saiat ja Hurmi Jürjensit. Minu suurimad tänud neile. Stipendiumaga, mis meile sellega koos tuli, meie kõigi poolt otsusena läheb tudengile, kes järgmise sõnapesa kujundab ja kirjutab meie avalikku sõnaraamatusse. Nii et kõigil tulevastel magistrandidel või siis tulevastel õppuritel on see võimalus. Palju õnne! Aga nagu öeldud sai, on arendusprojektidest stipendiumi väärilisi mitte 1, vaid 2. Alustava ettevõtja Veeb ja lavale palume töögrupi nimel autasu vastu võtma töögrupi liikme ja projektijuhi Aili Hohlau. Nüüd tuleb otsustada. See sõnavõtt oli väga ootamatult, suur tänu ja just nimelt sellele grupi liikmetele, keda oli tõesti ka väga palju, 25 õppejõudu ja eelkõige siis Aet Kull, Toomas Saal, Toomas Karv, Mare Kurvits olid need, kes selles kaasa lõid, aga kõikidele palju tänu ja teile ka. Aitäh! Ja rakendusuuringute kategooria Simbelvi stipendiumi aktsiaselts Sorainen töötajate töömotivatsiooni ja töörahulolu uuring. Lavale palume töögrupi nimel autasu vastu võtma töögrupi liikme Eneken Titovi. Eneken sõna ei soovinud võtta, aga me palume lavale Rahvusooperi Estonia poistekoori, et lasta kõlada Kirillus Kreegi Taaveti laulul number 104.
Tunnustused ei ole sellega veel aga jagatud. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on alates 2006. aastast välja andnud aasta haridusjuhi tiitlit ja koos sellega pööranud tähelepanu hariduselu juhtimise olulisusele ja arendamisele Eesti eri paigus. Jätkates seda traditsiooni ja tunnustades haridustöötajaid, annab kool välja alates 2004. sellest aastast tiitlit ettevõtlik ja inspireeriv haridustöötaja. Sel aastal esitati tiitlile 15 nominenti ja need on Anneli Reidla, Valga lasteaed Buratino õpetaja, Inge Korka, Põlula kooli õpetaja, Jelena Vassiljeva, Narva Soldino gümnaasiumi õpetaja, Karl Meos, Kadrina keskkooli õpetaja, Laura Herm, Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetaja, Mari Suurväli, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži täienduskoolituse projektijuht, Merili Vridolin, Viljandi Paalalinna gümnaasiumi õpetaja, Mart Pitsner, Vinni Pajusti gümnaasiumi õpetaja, Elbe Metsatalu Paide gümnaasiumi õpetaja, Pilleriin Pukk, Rakvere gümnaasiumi õpetaja, Piret Põld, Rakvere ametikooli projektijuht, Tarmo Loodus, Viljandi ühendatud kutsekeskkooli direktor, Birgi Loorents, Pelgulinna gümnaasiumi IT-õpetaja ja IT-arendusjuht, Marge Lepik, Lääne-Virumaa haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja ning 15. Pille Gravonski Konguta kooli õpetaja. Ettevõtliku ja inspireeriva haridustöötaja 2014 valis välja komisjon. Sinna kuulusid Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor omanike esindaja ja rektor, üliõpilaskondade ja üliõpilaskondade liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, koolijuhtide ühenduse esindajad ja ka ajalehtede Õpetajate Leht ja Eesti Päevaleht esindaja. See on selline õpetaja, kes on ettevõtlust ja majandust õpetanud eri koolides juba 20 aastat. Ta on juhendanud õpilasfirmasid, tema õpilased on edukalt esinenud noorte äriideede konkurssidel, ta on suunanud teadlikult õpilaste karjäärivalikuid, kes oma tegevusega siis ka on ettevõtlusarengut hüpet Eestis omakorda toetanud. Me palume lavale ettevõtliku ja inspireeriva haridustöötaja 2014, Elbe Metsatalu Paide gümnaasiumi õpetaja. Lisaks sellele, mis siit nüüd välja ei paista, saab ettevõtlik ja inspireeriv haridustöötaja kingituseks ka iPadi, mis on kotis. Suur tänu selle tunnustuse eest. Aga ma ei tea küll, kes mind esitas, aga ma kahtlustan selles Järva maavalitsust ja oma kodukooli Paide gümnaasiumi. Aga selle tunnustuse taga on kindlasti minu väga heade kolleegide, ettevõtlusõpetajate, üle Eesti ettevõtlusõpetajate ja Järvamaa toredate inimeste töö, kellega ma olen saanud koos erinevaid projekte ellu viia ja õpilaste ettevõtlikkust edendada. Suur tänu minu perele, kes on kannatlikult aastaid talunud minu pühendumist. Ja suur aitäh Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainorile, kes sellist tiitlit välja annab, kes ettevõtlikku eluhoiakut väga tähtsaks peab. Ning tänastele lõpetajatele soovin ettevõtlikkust ja õppige kogu elu. Aitäh! Palju õnne veel kord! Mis siis õigupoolest võiks olla see edu saladus, mida põlvkonnad otsivad ja tõenäoliselt jäävadki otsima? Vaatame minevikku ja küsime jälle klassikutelt. J.D. Rockefeller on öelnud, et edu saladus on see, et sa teed tavapäraseid asju ebatavaliselt hästi. See on mõttekoht. Need endised üliõpilased ja nüüdsed vilistlased on siia jõudnud tänu oma isiklikule usule kindlasti, et nad suudavad oma eesmärgid ellu viia.
Aga lisaks nende lähedastele, kes samuti uskusid, aitasid ja mõistsid, on ka kõrgkoolis inimesi, kelle ülesanne ja soov on kaasa aidata õppurite tulemuste elluviimisele. Need inimesed on eelkõige õppekeskuste õppekorralduse juhid ja nemad on need, kes kuulavad muret ära ja aitavad leida lahendusi. Me täname teid, Margit, Urve, Tatjana ja Markus, järjekordse lennu lõpetamiseni aitamises ja selleks, et täna lahkuvad üliõpilased teile meelde jääks, soovime kinkida mälestuseks raamatu ja iga kord, kui te seda raamatut lehitsete, siis palun mõelge just nende vilistlaste peale. Margit Susi, Pärnu õppekorralduse juht. Sellesse raamatusse on peidetud kogu loomariik oma suures mitmekesisuses. Palume lavale ka Viljandi õppekorralduse juhi Markus Steini. Tartu õppekorralduse juht Urve Põru. Ja Tallinna õppekorralduse juht Tatjana Siipan. Suur aitäh teile, õppekorralduse juhid üle Eesti. Ja nüüd kõlab Arne Männiku seotud Eesti rahvaviis Meie elu. Solistid on Marek Huntsaar ja Rudolf Ristkok. Lapse
õppejõudude poolt tervitab lõpetajaid Margarita Aleksejeva. Austatud rektor, õppejõud, külalised, kallid lõpetajad. Lõpus on väga hea rääkida, on ju? Kõik on väsinud, ilusad sõnad juba öelnud, minu sõnad niisugused. Ma südamest tänan teid, et te kunagi valisite meie kooli. Ei oleks teid, ei ole vaja meid. Praktiliselt 2-3-4 aastat te olite meie tööandjad. Aitäh! Hästi palju teil sooviti, aga mina soovin teile edu. Mõnikord see pisikene osa puudub kõigedest, on ju? Edu! Уважаемые выпускники, время пролетело быстро. Студентов Камена, к сожалению, я знала только год. Но, уверяю вас, вы запомнитесь надолго, так же, как и любимые студенты Майнера. От всего сердца желаю вам счастья, успеха и благодарю за совместную работу. Вы ведь знаете, что научить нельзя, научиться можно. И честно скажу, и мы многому научились у вас, мы старались, и чтобы вы чему-то научились от нас. Но вы все, конечно же, понимаете, что на этом ваша учеба не заканчивается, жизнь длинная, надо будет учиться много-много, и не только жизнь вас будет учить. Спасибо вам, что вы у нас учились. Спасибо вашим родным, которые поддерживали вас все эти года. Конечно же, спасибо всем вашим преподавателям, которые отдавали лучшее, что у них есть, свои знания. Счастья вам, успехов и удачи! Спасибо. Ja palume lavale ka Tallinna õppekorralduse juhi Tatjana Sipani. Kallid lõpetajad ja külalised, kui pääseks välja mugavuse mullist, ma mõtlen suuri tegusid siis teeks ning kui hirmud julgust ka ei nulliks, ma lausa keeraks ise oma eluteed. Kõik suured teod on olnud algul lihtsalt mõtted, mis kusagil galaktikast on jõudnud meieni ja kasutades teadmisi ning õpitud töövõtteid on jõutud välja reaalsete ideedeni. Kui iga päev teen mõne väikse edusammu ja kohe pärast õhtusööki põhku ka ei poe, no esimesel päeval kas või 1000 sammu ning kõndides siis mõtleks, mitte sente loeks. Ma tean, et olen oma olemuselt väga rikas, sest minu peas on olemas need põnevad ideed ning loodetavalt oma elus pikas neist suure hulga teoks ma teen. Aitäh teile! Meie aktus läheneb küll tasapisi lõpule, aga rahu, ärge veel kuhugi tormake, kiiret ei ole. Meil on ühendus ka ilmajaamaga, et teha selgeks, kas meie pildistamine, õnnitlemine toimub sees või väljas. See informatsioon tuleb mõne minuti pärast, enne aga Veljo Tormise küla kuuleb. Küla
arvan, et vast hakkan, ise mina arvan, et vast hakkan, ise mina arvan, et vast hakkan, et vast hakkan. Koju jätin koti täie, koju jätin koti täie, maha mina mattin mati täie, maha mina mattin mati täie, kaasa võttin karbi täie, kaasa võttin karbi täie, põue peitin põlle täie, põue peitin põlle täie. Maie, Maie, regi on see nuda täisi, regi on see nuda täisi, reelauad laulusida, reelauad laulusida. Uudised on head, väljas midagi ei saja, mis tähendab seda, et vilistlaste õnnitlemine toimub maja ees, veerand tunniga peaks hakkama saama, eks, 20 minutiga. Pärast seda siis suur foto, mis on samuti maja ees treppidel, nii et lähme peatselt värskesse õhku, aga enne palume kõikidel vilistlastel saalist väljuda ja siis võtta neile järgi ka külalistel. Vilistlased ees. Paari sammus peaks ju aitama, et ma võiksin tantsida. Ja kui kõlav lehvib viis, tantsima sinu siis viin. Maailm siis kaob ja paradiis meile on avatud siin. Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsija, sest on vallanud mind džässirütm.